ja esimene küsimuse vorm selline, millega maadeldakse, on see, et kuidas saada end kohe tööle. Jah, et ma muidu nagu saaks nagu tegevusega hakkama, eks ole, aga no on seal mingisugune tegevus, mida ma teha ei taha. Ja ma soovitan kõigil nendel, kes näevad, et nad ei suuda ennast kohe tööle panna, ükskõik mis põhjusel, sõnastada see küsimus ümber ja vaadata enda sisse, mis minu sees ei lase mul alustada. Ja kui me räägime loomisprotsessist, siis loomisprotsess toimub 3 tasandil korraga, ehk et see, kas ma tegutsen või mitte, sõltub minu mõtetest ja tunnetest, sest et mõtted ja tunded määravad, mida teeb mu keha ja keha tegutseb igal juhul automaatselt. Tagas tegutseb automaatselt teadliku mõtte ja valitud tunde ajal või ta tegutseb automaatselt teadvustamata mõtte ja teadvustamata tunde ajal, aga mõte ja tunne panevad keha automaatselt tegutsema. Need, kes ei ole veel sellega nõus või ei ole märganud, et keha teeb, on väga sõnakuulekas ja allub su käskudele, siis ma soovitan seda proovida. Andke mõtke mingi mõte, siduge see tundega, mis panustab tegevusse ja vaadake, kui lihtne on teil tegevust ära teha. Trikk on siin selles, et kui hästi olen ma treeninud ennast valima mõtteid ja võtma neid omaks ja kui hästi ma oskan töötada tunnetega. Mida paremad on mu oskused nendel 2 tasandil, seda lihtsam on mul panna oma keha tegema tegevusi, mida ma tahan. Ja nüüd, kui ma küsin, et mis põhimõtteliselt takistab mul panemast seda instrumenti nimega keha sellesse tegevusse, mida ma tahan, et ta teeks, siis ma pean küsima, mis minu mõttes või tundes, või tegelikult siin peaks olema ja-märk, takistab mul tegemast seda tegevust, sest põhjus on alati, kas ta on tegelikult mõlemal real, aga miks ma tahan kogu aeg öelda, et kas see või teine. See põhjus seisneb selles, et me kas märkame esimesena mõtet või me märkame esimesena tunnet. Mõte loob alati tunde, aga küsimus on selles, et mida ma olen harjunud märkama. Kui ma 97. aastal selle teekonnaga alustasin, siis ma ei kuulnud üldse oma mõtteid. Ma nägin ainult, et mul hakkab halb, mul kogu aeg nagu vajun ja rohkem kõssi. Ma nägin seda, et mul on sisemiselt nii hullult halb olla. Ehk et ma märkasin ainult seda emotsiooni oma kehas, aga ma ei osanud märgata seda mõtet. Nii et kui sa näed, et sa midagi ei tee, siis küsi, mida ma tunnen. Ja, mis on see tunne, mis takistab mind tegutsemast? Kui sa märkad, et sa midagi ei tee, küsi, mida ma mõtlen, mis takistab mul tegutsemist.